Hei, armas kuulaja, olemegi juba täiesti tutikas teises osas. Täna läheme natukene veel sügavamale sellesse ilu ja tervisemaailma ja räägime lähemalt, kes on tegelikult Pille. Miks on tema tee toonud teda siia podcasti, mida tema tahab tegelikult sulle kõige-kõige rohkem jagada. Ehk siis, Pille, räägi meile, kes sina oled? Hea küsimus on ju, et tahaks hullult öelda, et ma olen naine ja ema ja siis mis kõik veel, aga ma kuidagi enam ei samastu nende rollidega. Mulle kuidagi tundub, et ma olen nüüd saamas, ma olen kogu aeg sellel teel, kus ma saan järjest rohkem iseendaks. Ja et see on selles mõttes nagu selline tore teekond, et kukuvad maha hästi palju maske, ehk et ma ju tegelikult olen pingutanud, et olla selline ja selline ja selline ema või selline ja selline ja selline abikaasa või selline ja selline tütar. Aga mulle tundub täna, et see on täiesti mõttetu. Et lihtsam oleks olla selline, nagu sa oled, sa ei pea pingutama, sa saad rahulikult olla, sa ei pea teesklema enam, sa ei pea endale valetama ja vot see hetk, kui jõudis minuni see, et ma ei saanud enam valetada, siis tegelikult muutusid väga paljud asjad, kui mitte öelda, et kõik asjad minu elus. Ja täna mulle tundub, et ma lihtsalt täiega hakkan fännama seda elamist siin maa peal, sellepärast et see teadmine, et sa võid iga päev olla täpselt selline, nagu sa valid olla hommikul, on see, mis minu jaoks nagu on olnud elu muutev arusaamine. Et kui ma olen täna teinud midagi sellist, millega ma ei ole rahul, kus ma ei meeldi endale, siis ma saan seda homme muuta, et ma ei pea see bitch edasi olema elu lõpuni, on ju, ja ütlema, et ma olengi selline, eks. Et kui sina eelmine kord rääkisid, et sa ei ole täna enam see, kes sa olid eile, siis minu arust on see suurepärane viis elamiseks, et ma võtan päeva korraga, ma vaatan, kuidas ma täna ennast tahan tunda, kuidas ma valin tunda. Ja see on see igahommikune teema, et ma valin täna olla selline. Ja sa saad eksperimenteerida, sa saad iga päev olla erinev. Ja läbi selle sa nagu järjest rohkem avastad, kes sa oled. Vähemalt minu puhul on see nii. Aga noh, see on jällegi, vaata, me oleme erinevatest generatsioonidest, eks. Et see on see, mida sina ei saa veel võib-olla isegi mitte aru, sellepärast et sa ei ole veel seal vanuses. Ja sellepärast on see küpsemine või vanemaks saamine üliäge protsess, mida enamus inimesi ei armasta, sest nad ei taha vanaks saada. Aga see maailma tajumine, mis sulle tuleb sinna juurde, see on tohutu väärtusega ja kui keegi täna küsib minu käest, et kas sa tahaksid olla 25 aastani, siis sorry, ei taha. No päriselt ei taha. See on nii, mulle väga meeldib, et sa selle vanuse teema seal tegelikult sisse tõid, et ei taha nagu vanaks saada või selline, kus see üldse selline nagu hirm või jama nagu tuleb tegelikult, et Aga see tuleb meile, kui sa vaatad, see on sotsiaalne programm. Et kuna ma praegu teen koolitust ka vananemisest, et kuidas mitte lasta segada sellest, et sul tulevad aastad juurde, eks. Et see on mentaalne programm, mida me kõik kanname ja sulle ju räägitakse, eks ju. No sa hakkad koolis õppima, et sul tuleb menopaus, eks. No mida, kust kohast tuleb? Noh, tuleb, tervitad ära, saadad ära, pole enam, eks. Et noh, ta tuleb ja mis siis? Või et sul, eks ju, meestel enam ei tõuse pärast 50, no kust see pärineb, kust kohast, eks, aga me usume neid asju ja kui sa usud, siis ta saab osaks sinust. Ja siis nii juhtubki. ja see tundub ääretult hirmus siis ju. Ja see on õudne, noh, eks. Ja kui sa oled 25 ja sa käid ja naudid elu ja siis sa tead, et 40+ hakkab see jama peale, on ju, et sa enam ei saa seda teha, eks ju, et silmanägemine läheb ära ja hambad kukuvad ära ja siis sa vajud küüru ja kühmu ja no see ei ole tõsi.
mis tuletab mulle meelde ühe hästi toreda seiga, et kui me ise olime oma abikaasaga alles üsna esimesi, ma ei tea, kas võib-olla kuid või aastaid või midagi sellist koos ja siis meil olid ühed natukene vanemad tuttavad. Nemad olid siis juba aastaid koos olnud paar, nad olid äkki, ütleme 10-15 aastat meist vanemad, et kui meie olime seal 20-ndate alguses, siis nemad olid seal pigem seal 40-ndate lähemal juba 35+ ja nii edasi ja siis meie oma nooruses ikkagi täiesti nagu ehedalt küsisime nende käest tegelikult nagu abikaasa, et teil üldse nagu mingit seda seksi või värki üldse nagu on ka või midagi no nagu päriselt nagu et nagu tundute nagu et see on nagu vanadus juba tundus nagu sellel hetkel, et kui huvitav, kuidas meil nagu need kuidagi nagu ajalised mingisugused nihked ja arusaamised ka selle vanaduse kohta kogu aeg nagu muutuvad, et kes mis vanuses üldse vana on ja mis funktsionaalsused ja rõõmud neil üldse veel alles on. Et täna tagasi vaadates, see päriselt tundub naljakas endale ka, et kuivõrd nagu väikse mõtlemisega võid sa mingil ajahetkel olla ja kui sa hiljem vaatad nagu tagasi, siis see teeb nalja lihtsalt. Jaa, aga no see ongi see, et sa oled sellises kasvufaasis, kus see ongi sinu jaoks kohutav, kui sa hakkad 20 saama, eks. Ja siis on veel kohutavam, kui sa hakkad 30 saama. Ja no osadel inimestel tuleb ju paanikaosakond, kui nad hakkavad 50 saama, eks ju. Mina saan kohe 60, mul on jumalast happy olla. Et ma nagu ei tunne seda vanust sellisel kujul ja see annab ju elamisele tohutu positiivse kõrval selle tahu, kui sa saad aru, et see on kõigest number, millele sa ei pea keskenduma, eks. Ja selles mõttes on ju tore, et kui sa vaatad, mina olen kogu aeg vaadanud oma vanaemasid ja vaadanud kõrvalt, et sinnamaani on nagu okei, sinnamaani on okei, siin hakkab natuke lappama minema. Ja mõtlen selle poolt, et aga mida mina täna saan teha, et minul selles vanuses ei läheks lappama? Mis tema on, mis tema elus on juhtunud või eks me tuleme ju kõik väga erinevatest aegadest. Ma nii mäletan seda, kui minu emal-isal oli 50 juubelis, ma mõtlesin, et issand, kui äge, sihuke pidu pandi maha, on ju, jumalast noored inimesed. Ma üldse ei kartnud 50 saada, on ju. Ja nüüd ma olen vaadanud, kuidas mul ema ees läheb ja vaadanud, et okei, seda ma ei taha, see mulle sobib, eks ju, see mõtteerksus mulle sobib, see mulle sobib, et ma nokin nagu erinevatelt inimestelt neid asju, mis mulle sobivad, ma nokin need omale, sellepärast et ma võin ju ka neid tahta. Ja siis, kui ma vaatan neid halle ja väsinud 60-aastasi, siis mul on ikka natuke kahju küll. Aga ma ei saa sinna midagi teha, see on nende valik. Ma olen täiesti nõus. Pille, aga kuidas on sinust saanud see Pille, kes sa täna oled, mis on sinu lugu? No neid lugusid on palju ja tead, mis on eriti huvitav, on see, et need lood kogu aeg muutuvad. Et kui ma mingi teema enda jaoks ära lahendan, siis see lugu kaob ära minu jaoks. Et ma olen kogu aeg olnud selline hästi ärev inimene ja hästi arg inimene. Kõlab nagu uskumatult, on ju. Et ja minu siis alateadvuses on jooksnud sellised hästi mustad programmid. Küll ma olen neid roogitsenud välja, ehk et kõik, ma oskan teha sääsest elevandi ja sellest koheselt mammuti ja see on kindlasti üliväga must, ehk et mul on 101 stsenaariumit, üks on mustem kui teine, on ju. Ehk et ma ei ütle, et ma nüüd olen väga depressiivne olnud, aga ma olen küll olnud selline väga raskemeelne ja mul on oma iseendaga hakkama saamine olnud päris raske, sest ma võib-olla olen seda ka välismaailma eest väga osavalt peitnud, on ju. Aga ühesõnaga, ja miks ma hakkasin otsima põhjuseid enda seest, ühel hetkel oli see, et ega siis elu andis mulle ju ka päris valusaid õppetunde. Ja ühel hetkel ma ei saanud enam kõndida. Ehk et ma enamuse oma ajast veetsin voodis, sest mul lihtsalt selg oli nii pekkis, et mul enam jalad ei kandnud. Ja ma ei saanud enam teha seda tööd, mis ma tegin. Ma ei saanud käia mööda Eestit ringi, ma ei saanud teha kohtumisi, ma ei saanud õpetada, kuidas enda eest hoolitseda. Ja ma olin sunnitud hakkama tegema Zoomis asju ja see oli see aeg, kui Zoomis veel ei olnud kedagi. Ja siis ma sain aru, et ma pean minema operatsioonile, aga ma hullult kartsin oppi, sest ma
mul oli teadmine, et ma jään ratastooli. See on väga-väga pikk lugu, ma ei hakka seda kõike rääkima, kust mul need teadmised tulid, aga ma paaniliselt kartsin operatsiooni ja siis ma hakkasin otsima lahendust, et kuidas ma saan seda hirmu endas nagu vähendada ja kuidas ma saan aru sellest, miks mul see jama on, et miks mu jalad ei kanna. Ja siis ma sattusin oma esimeste selliste energeetiliste õpetajate juurde, kes näitasid mulle seda väga huvitavat vaatenurka, kuidas ma iseendale seda valu kogu aeg juurde lõin. Kuidas ma seda igapäevaselt kasutasin, kuidas ma sellega manipuleerisin ja kuidas ma seda kogu aeg juurde tootsin. Ja vot see oli minu jaoks nagu selline, mis mõttes, et see haigus on mulle kasulik. Ma ei teadnud sellest mitte midagi. Ehk et see haigus on mulle kasulik, see on mulle vajalik. Ja ta on tulnud mulle õpetajaks ja no nüüd ma siis õpin. Et mul lähevad need asjad kogu aeg paremaks, ma küll ja käisin operatsioonil. Suur tänu keset koroonaaega käisin mina operatsioonis, kui keegi kuskil käia ei tohtinud. Ega ma ei saanudki käia. Seepärast ma läksingi. Ja täna ka see selg on mul nagu indikaator ja kohe, kui ma lähen iseendaga vastuollu, siis on mul jälle tunne, et okei, jälle kuskilt ma läksin üle piiri ja siis ma võtan jälle sammuke tagasi, hakkasin vaatama, et mis siis nüüd toimub. Eks, et meil kõigil on siis sellised kohad kehas, mis meile annavad märku, kui me lähme iseendaga vastuollu, eks. Et igalühel on need isesugused, igalühel on probleemid erinevad, aga ega nad ikka mujalt ei tule kui lapsepõlvest ja perekonnast või suguvõsa liini pidi, eks ju, ja kõik need uskumused ja kõik need asjad, mis meie sees on. Ehk et see, mida sa usud, kui sa usud, et nii on, kui sa usud, et sa ei oska, siis sa ei oska. Kui sa usud, et sa oskad, siis sa oskad. Kui sa usud, et maailm on kuri, siis maailm on kuri. Eks, et no sa ei saa sinna midagi teha, need on sul alateadvuses ja mina siis õppisin neid enda alateadvuse asju ringi keerama ja ära kustutama ja minema saatma ja kõike seda poolt, nii et seda ma siis, see on nii äge, et sa saad niimoodi ringi keerata asju ja siis vaatad, kuidas nad sul päris elus nagu toimivad, et kuidas ma nüüd olen. Ma tegin selle asja ära, ma võtsin selle jama ära, panen sinna midagi toredamat tasemel, aga kuidas ma nüüd toimin? Ja see on selline, et iga päev ärkad üles täis põnevust, et aga mis ma täna teha saan? Eks? Mis jama mul täna tuleb, mida ma saan vaadata, et kuidas ma selle ringi keeran? Ja see on see, mis mind täna võib-olla kõige rohkem iseloomustab, et ma nagu otsin väga palju lahendusi, ma ei lase ennast enam ikkagi enamustel jamadel segada, kõik teemad mul muidugi ei saa kunagi lahendatud, eks. Aga elu on ikka läinud nii palju kergemaks ja rõõmsamaks ja tervemaks, et see on uskumatult tore. Mida rohkem ma ise mõtlen, et sa justkui nagu sellise enesearengu teel oled ja avastad iseendas selliseid huvitavaid positiivsemaid ja võib-olla siis selliseid nagu varjupooli, siis tegelikult lähebki järjest huvitavamaks, sest nii kui sa hakkad neid nagu natukene paremini läbi nagu nägema, seda huvitavamaks lähevad minu meelest ka suhted nagu teistega, lähevad oma perega huvitavamaks, oma lastega, oma kolleegidega, kõigiga, et sa hakkad nägema selliseid erinevaid varjundeid võib-olla või siis nagu teistel ka. Eks ju, jaa, et sa hakkad nägema nagu seda, et huvitav, et minul on see nii, mu õel on see nii, mu lapsel on see nii, eks, et aga kuidas nad omavahel seoses on ja sa hakkad aru saama, et kõik see, mida sina teed, see tegelikult mõjutab sinu lapsi. Ja mitte ainult lapsi, vaid 7 põlve, eks ju. Ja see on see koht, mis väga distsiplineerib sind ennast muutma paremaks, sest sa ju ei taha oma lastele neid jamasid, mis sul täna on. Ja sellepärast on see, et me võiksime elu jooksul jõuda sinna, et me oleme iseendaga rahul, me oleme tasakaalus, me oskame ennast, oma närvisüsteemi reguleerida selliselt, et ühesõnaga, me võiksime kasvada suureks. Miks sa teed täna seda, mida sa teed?
No sellepärast, et hullult põnev on. See on esimene asi, et hullult huvitav on ja iga inimene toob minu lauale erineva teema, erineva vaatenurga, aga see on nii uskumatu, et all meil on ikkagi ühed ja needsamad asjad. Mhm. Et ma ei ole piisav, mul ei ole piisavalt armastust, ma ei ole nähtav, ma ei ole kuuldav, kõik need asjad ja kuidas elu seda kõike meile siis peegeldab, neid meie baasuskumusi, on ju. Mhm. Ja ma teengi sellepärast, et see on nii lihtne. See on nii lihtne, et kui inimesed seda oskaksid, siis nad saavad no päriselt niimoodi muuta mingeid asju. Kõiki asju ei saa, aga väga paljusid asju saab. Äh, ja see on see, minu meelest on see täpselt samasugune oskus, mis on kohustuslik, nagu on see, et ma oskan lugeda, kirjutada ja arvutada. Aga seda meile koolis ei õpetata. Et sellest on muidugi väga kahju, aga ma arvan, et see varsti ikkagi tuleb. Mhm. Ehk et see lastele õpetada seda, kuidas ennast rahustada ja kuidas ennast reguleerida, et sul ei tekiks teistega konflikte. Sest sul konflikt ei teki ju teise inimesega, sul konflikt tekib iseendaga. Sul tekib iseendaga konflikt ja siis see peegeldub sulle tagasi läbi selle, et keegi paneb sulle pasunasse mingi teemaga, sõnadega või siis rusikaga. Mhm. Et see on selline ja seda peab kogema, seda muutust peab kogema ja kui sa siis aru saad, et see on õpitav, see enda lugemine, see eelmine kord me rääkisime sellest kontaktist füüsilise kehaga, eks sa loed selle välja oma kehast. Ja kui sa oma kehast selle välja loed, sa saad kohe aru, et oota, mul nüüd siit jooksis kinni, sa saad kohe vaadata, mis asi see on, sa ei pea seda laskma traumani. Mhm. Noh, nagu reaalse füüsilise traumani, on ju. Ehk et need on kõik meie emotsionaalsed traumad, mis formeeruvad meie kehas füüsiliste traumadena. Ja kui sa hakkad neid traumasid sealt eestpoolt siis nagu õrendama, me saame traumasid igalt poolt, absoluutselt igalt poolt. Ja me saame neid elu lõpuni, kuniks me kinni võtame. Ants Rootslane ütles oma podcastis väga toredasti, et kui sul on trauma vaja saada, siis sa selle saad ja sa saad selle sellisel kujul, et sa oled ainus laps, aga sa kahjuks pead oma ema jagama oma isaga ja see tekitab sulle sellise trauma, millega sa terve eluaeg tegeled. Aga sa võid trauma saada ka sellest, et su isa kingib sulle 18. sünnipäevaks musta kabriolett Mersu, aga see ei kõlba, sest sa tegelikult tahtsid punast. Ja mõni inimene lahendab sellist traumat eluaeg. Päris huvitav. Me saame Millised traumast igalt lood on poolt inimestel selles ja mõttes? et selle koha pealt me saame igalt poolt, me saame iga päev mingeid selliseid traumasid, eriti lapsepõlves. No vend võtab ära sinu mänguasja, noh, tuleb, ajab sinu liivalossi ümber. Ja see, et sa lapsena ei ole tohtinud jalgu trampida, nüüd sa lähed poodi. Üks päev käisin poes ja inimene, üks paar maksis iseteeninduskassas alkoholi eest aga seal ei olnud kedagi, kes seda turvaelementi maha võtab ja nad läksid kassasse ja palusid maha võtta. Aga kassiir küsis tema käest, et tšekki palun. Nad olid teinud online makse ja naine hakkas tšekki otsima, aga mees verbaalselt pani sellele kassapidajale, et mida te õige mõtlete, ma maksin, kuidas te ei näinud, aga müüja tõesti ei näinud. Ja müüja väga viisakalt ütles, et aga et see on mu ülesanne, et vabandust, ma ei näinud, ma ei tea, mida te seal kassas maksite või ei maksnud, et näidake mulle palun tšekki, siis võtan maha. Jumal, kõik see aeg, kui naine otsis tšekki, mees verbaalselt tümitas. Aga keegi on teda lapsepõlves, on tema liivalossi ära lükkunud, ta ei ole saanud seda väljendada ja nüüd ta terve elu väljendab seda. Et lihtsam oleks võtta see loss ja see teema sealt tagant ära lahendada, aga selle peale inimesed ei mõtle, et kust see minu vägivald tuleb. Seda tänitamist üksteise kallal või olukordade kallal, seda tegelikult näeb ju kogu aeg. See on Jaa. nagu nonstop, see on tegelikult igal pool, kuhu sa vaatad, seda on nagu massiliselt. Ja see on ikka täielik pandeemia, see viha tootmine, eks, aga see viha on sinu sees. Minu sees täna enam ikkagi praktiliselt viha ei ole, mina ei puutu kokku nende inimestega väga, kes karjuvad, ma näen neid kuskil distantsil, aga minu maailmas neid sellisel kujul ei ole.
et mul on siin teised õppetunnid, aga tõesti, see on selline, aga see on, noh, see on jällegi inimeste tasakaalutuse küsimus ja kui me tegeleme iseendaga, siis tasapisi rahuneb ka maailm ümber maha. Et Mhm. no see käib sedapidi, et enne pead sina endaga tööd tegema ja siis see probleem sinu elus laheneb. Senikaua, kuni sul on mingid jamad, eks ju, kogu aeg ühesugused, siis noh, sa ei ole veel aru saanud, mida sa õppima tulid ja seda sulle siis elu kogu aeg viskab ette, eks. Mhm. Nii et meil ikka hästi palju rõhutakse selle närvisüsteemi peale, eks. Enamustel inimestel see närvisüsteem on ju paigast ära. Minul oli ta ikka hullult paigast ära, no ega ta täna ka veel päris paigas ei ole, aga no ikka väga-väga palju parem on. Ja no hoopis teistsugune elukvaliteet on, kui sa ei pea igaühe peale vihastama. Iga poemüüja Mhm. peale ei pea vihastama enam. No mõtle, kui palju sul jääb energiat alles elamiseks, mida sa ei jaga viha peale. Mhm. Ma olen täiesti 100% nõus sinuga. Kuidas sa, Pille, näed üldse oma töös väärtust selles, mis sa teed, mida sa lood? Ma arvan, et mm, siin nüüd see väärtus on jällegi, et minu jaoks on kõik asjad nagu kahtepidi, eks. Üks on see, mis ta teeb minule ja teine on see, mis ta annab kliendile, on ju. Et minule see, kuna ma olen olnud endas väga kahtleja ja mul ei ole olnud seda eneseväärtuse kohta. See mina ei ole mul olnud selline suur ja tugev ja enesekindel, on ju, ma olen olnud selline, noh, ma ei tea, ma jätan ennast alati igal pool kõige viimaseks, enam ei jäta, aga varem jätsin, eks. Et kui sa siis saad aru sellest, et kui klient tuleb sinu juurde mingisuguse probleemiga ja siis ta läheb ära ja tal on selg sirgem ja tal on silmavaade parem ja ta tunneb ennast kergemalt, julgemalt, paremini ja võib-olla, et ei valuta ka, eks enam nii palju, kui enne valutas. Seda ei saa alati kõikidele lubada, aga enamasti ikkagi midagi juhtub sealpool ka. Siis ma saan aru, et läbi minu vahenduse klient sai kergenduse ehk et mina ju tegelikult ei tee midagi, klient ise teeb, lihtsalt ma loon talle selle ruumi, kus ta saab seda teha ja ma juhendan teda, kuidas ta võiks ja peaks seda tegema. Aga inimeste jaoks on ikkagi see väärtus ikkagi selline kohene enesetunne, Mhm. eks. Sina käisid ka ühel seansil, esimesel seansil, ütleme siis niipidi, eks ju. Ja tegelikult tunned ka kohe ennast teistmoodi, et Mhm. midagi keeratakse teisipidi, aga see, kuidas see täpselt juhtuma hakkab, see on nii tore, on siis saada kirju, et näed, et mul on nädal aega mööda läinud ja nüüd on nii, eks. Mhm. See toimib ja see on selline, et see on püsiv muutus. See sulle enam tagasi ei tule, kui ta jääb sul nädalaks ajaks juba püsima, siis ta sulle enam tagasi ei tule. Ja see on see kõige suurem väärtus, et nüüd saab inimene siit edasi tulla, mitte ta ei tegele kogu aeg selle ühe asjaga, eks. Nüüd see asi on siit alt ära ja mis ta veel on, ta on oluliselt teadlikum. Eks ta nüüd oskab oma elus vaadata, et kus ma jälle kukun sinna auku, mis on need sõnad, mis mulle närvidele käivad, mis on see koht, kus ma peitu poen, kus ma tahaks põgeneda, eks, kus ma halvasti hakkan ütlema ja noh, ega mul on ka täna neid kohti, kus ma otsin endast, et ei taha nii, et see lõpptulemus oleks selline, aga ikka on, et siis sa jälle vaatad, et see ikkagi mul see sellisel kujul ei tulnud välja, nagu ma tahtsin. Et mis ma kuidas ma järgmine kord iseenda sees need asjad ära lahendan, et minus ei oleks seda viha või seda solvumist, et ma tahan teisele halvasti öelda. Mhm. Jaa, armas kuulaja, et kui sa tunned või sa tead kedagi, keda tegelikult need teemad, millest me siin räägime, olgu selleks siis see füüsiline tervis, olgu selleks siis see vaimne tervis, iseenda heas energias olemine, hästi hakkama saamine sellega või kuidagi nagu mõnus kulgemine siin enda eluteel, et kui see on mingi teema, mille osas tunned ka, et või keegi su lähedal tunneb, et tegelikult see vajaks fookust ja abi, ole hea, jaga seda saadet temaga ka. Et ja kui sul on küsimusi meile, minule või on Pillele küsimusi, siis sa võid meile julgelt kirjutada. Et see on väga heaks pinnaseks, et me saaksime järgmistes saadetes jagada just neid teemasid tegelikult selles meie armsas kastmes. Ja mis on sulle olulised, Mis on eks ju? sulle olulised tegelikult, sest meie Pillega oleme nii kaua selles ilu ja tervise maailmas
mõttemaailmas tegelikult olnud, et me võiksime, kui me omavahel istume, siis me oleme juba kordi näinud, et nagu lihtsalt aega ei ole olemas ja siis järsku see tõuseb püsti ja saad aru, et aga muul maailmal on 6 tundi mööda läinud. Jah, Et meie oleme olnud jah. sellises imelises mullis ja ehk siis meil on tegelikult mida jagada ja see on ka selle põhjus, miks me tegelikult ju Teeme seda, mida me teeme. üldse seda podcast'i hakkasime tegema tegelikult selleks, et jagada neid taipamisi ja seda väärtust, et ole hea, jaga meile oma küsimusi siis ka, eks ju. Mis on nüüd, kui me jõudsime juba selle, miks me üldse ju seda teeme, et siis põnevusega tahan tegelikult sinu käest ka küsida seda, et mis üldse sinu jaoks ilu tähendab? No eelmine kord ma ütlesin ka, eks ju, et minu jaoks on kõik ilu, aga see on, ma ütleks, et maailm muutub ilusaks peale seda, kui sa saad iseendaga hästi läbi. Kui sa iseendaga lepid ära, kui sa lõpetad iseenda kritiseerimise, kui sa lõpetad iseenda vastu kuri olema, kui sa lõpetad iseenda käest kogu aeg mingite asjade nõudmise. Ja kui sa saad aru, et ma tegelikult olen selline, nagu ma olen, sellepärast, et ma pean selline olema. Täpselt sellisena saan ma teha seda asja, mida ma täna teen, et kui ma oleksin teistsugune, siis ma ei teeks võib-olla sellist asja. Ja see on nii naljakas, et ma tegelikult olen olnud ilus kogu aeg, aga ma ei ole seda näinud. Ja mulle on nii palju öeldud, et noh, et sa pole palju muutunud või vastupidi, et mida vanemaks sa saad, seda ilusamaks sa muutud, on ju. Ma olen seda tegelikult kogu aeg teadnud. Ja ma mäletan väga ühte lauset, mul on olnud, ma tollel ajal ei teadnud nagu manifesteerimistest või uskumustest mitte midagi, aga mul on olnud mingid sellised laused, mis mind on nagu, mida ma olen mingil hetkel nagu südamest öelnud. Ja kuna mina käisin kunagi Tartu teises keskkoolis ehk praeguses Härma gümnaasiumis, meil oli selline klass, kus oli 28 tüdrukut ja 7 poissi või 8 poissi. No vahet pole. Aga see suhe oli nagu totaalselt paigast ära. Ja siis, kui olid mingid peod, siis mina ei olnud see tüdruk, kes tantsida sai, on ju. Ja siis ma enamasti väga paljudele pidudele üldse ei läinudki. Aga siis ma mäletan ühte pidu, kus ma istusin ja ütlesin, et oodake te, ma lähen iga aastaga ilusamaks. Ma ütlesin selle nii südamest ja isegi võib-olla, et kui see välimuselt nii ei ole olnud, siis mul tunne on täpselt selline, eks, et ma üha rohkem muutun naiselikumaks, no ühesõnaga see tuleb sellest, et ma järjest rohkem hakkan elus voolama, mul on järjest vähem probleeme, mul on järjest mõnusam olla, mul on järjest vähem muresid, eks naised ei tohi ju nende asjadega üldse tegeleda, on ju, mida me naistena teeme kogu aeg, eks ju, surume ennast läbi igalt poolt, et vastupidi, naine peab olema selles, et kõik juhtub. Kõik lihtsalt juhtub, see kõlab nagu nii ajuvabalt, et mis mõttes, et sa tuled jälle selle oma, et lase minna ja las juhtub, et ei juhtu asjad, juhtuvad. Sa pead hakkama usaldama, et need juhtuvad. Ja kui sa hakkad elu usaldama, siis no need on need baasuskumused, eks ju, kas elu toetab või ei toeta. Nii armas on see nagu elu kandmise see mõte, mida sa siin jagasid praegu. Elu paneb käed alla, eks. Jaa, mul on nii tore, selles mõttes, mul on ju 3 last, on ju, 2 poega ja kallis kaasa ja kusjuures nii huvitav seda elu kandmist ma tegelikult kõige rohkem nagu märkan võib-olla või seda nagu näidatakse mulle just nende kaudu, kuidas nemad oma sellise nagu mingisuguse meheliku hoolitsusega käivad muudkui emme juures ja et kas sul on kõik olemas ja et kui lähed diivani peale, siis väike poja tuleb, paneb teki peale või tood suurema või pehmema padja, et emme, ma tean, et see padi on sinu lemmik ja või siis kallis kaasa tuleb, toob niimoodi, et enne kui ära läheb, toob need ja nood ja kolmandad asjad tuppa ära kõik niimoodi, mis sa muidu tead, et ma peaks ju ärkama ja autosse ise minema külmast autost võtma näiteks ja no vaat seda nagu elu ilu et nagu seda märkamist on nii vahva teha. Ja see on tore, kui sa märkad. Ja. Ma tean, ma olen seda järjest rohkem hakanud märkama. See on see, mis on suhete alguses olemas ja kui naised ei märka, siis mehed lõpetavad tegemise. Eks see on see hästi palju konfliktide algus ja kui sa saad aru, et asi ei ole teistes inimestes, vaid asi on selles, kuidas mina kõike seda vastu võtan,
siis sul ei ole vaja mitte midagi muud teha, kui ainult vastu võtta. Ja see on nagu nii kummaline, kuidas need asjad hakkavad elus ringi keerama. Aga selleks, et see juhtuks, on ikka vaja päris pikalt mõtiskleda istuda ja molutada ja mõtiskleda selle üle, mitte mõelda, Mhm. vaid mõtiskleda selle üle, kuidas asjad on ja kuidas nad võiksid olla. Mitte selle üle, miks nad ei ole, vaid selle Mhm. üle, kuidas nad võiksid olla. Võimalikult palju rõõmu, Jah, on ju? just. Mida sinu jaoks tervis tähendab? Tervis tähendab seda, et vanus on number. Et mul on kogu aeg hea olla, et ma suudan hoida oma energiataset. Et ma ei lase ennast tühjaks tõmmata, et ma ei sekku asjadesse, kus mind need asjad niimoodi trigerdavad, eks ju, et ma ei tea, ei loe sõjauudiseid, ei osale ärapanemistesse, kõik sellised suured asjad, väiksed asjad, ehk et ma lülitan ennast, ütleme siis nii, et tervis on see, kus ma tegelen iseendaga. Ma maksimaalselt palju hoolitsen oma keha eest, et ma oleksin painduv, et ma oleksin, eks ju, jaksaksin, et ma oleks nagu füüsiliselt heas vormis, et ma oleksin vaimselt heas vormis, ma loen hästi palju. Täna mul ei ole televiisorit, see on totaalselt suur lisaboonus, ma peaks ikkagi ütlema. Ja see on see, et ma lasen, ma kulgen, eks. Ma kasutan kreeme, ma kasutan massaaži, ma oskan ise väga palju erinevaid asju enda keha peal teha, eks ju. Ma sõna otseses mõttes ikka poputan ennast täna. Mhm. Seda poputamist, Nii vaimselt kui tegelikult on vaja. füüsiliselt, jah. Ja seda on väga-väga vaja, sellepärast et kui sa saad aru, et su keha hakkab siis tervenema ja noorenema, kui ta saab olla lõdvestuses, siis see on see koht, kus sul vananemine aeglustub. Mhm. Ehk et sa saad selle programmi nii-öelda nagu teisipidi keerata. Mis on üliäge jälle. Jaa, vot sellised eluhäkid, iluhäkid, on ju, et kõik saab alguse sellest esimesest nagu taotlusest, mis sa Mhm, sinna taha paned, on ju. mhm. Väga-väga oluline. Mis on sinu jaoks täna kõige-kõige olulisem? Ma ikkagi jään selles mõttes isekaks, et see, kui mina olen tasakaalus, Mhm, kui mu närvisüsteem ei genereeri mulle siin mingisuguseid jurasid, siis ma ikkagi olen ise tasakaalus ja siis on need inimesed tasakaalus, kes minu ümber on. Eks, et siis ma saan olla teiste jaoks kerge partner. Kas vestluspartner, koostööpartner, elupartner, lapsevanem, mis iganes. Et mhm, kui see kergus on minu sees olemas, eks. See on mulle täna, ma kõige rohkem tegelen iseenda stabiliseerimisega, sest ma olen eluaeg laperdanud ühest äärmusest teise ja see on nii väsitav ja see hullult laastab tervist tegelikult. mhm, See võtab tohutult palju energiat ja kui sul energia läheb emotsiooni peale, siis sul ei jää energiat enda füüsilise keha taastamiseks, mhm, eks. Ehk et need inimesed, kes on väga emotsionaalsed, neil tervis hästi tihti laperdab, sellepärast et no kehal ei ole energiat taastumiseks. Ja see, kui mul enam neid laperdavaid emotsioone ei ole, see ei tähenda seda, et ma ei tunne rõõmu või et ma ei vihasta. Ei, vihastan küll, aga ma vihastan ära ja siis ma ei jää sellesse kinni. Et ma ja noh, rõõm ka, ma rõõmustan ära ja see viib mu kergusesse, ma seda kergust suudan täna hoida, on ju. mhm, See hoidmine on raske alguses, vaata. mhm. Et noh, Kui kaua sul võttis aega, et sellesse jõuda? aastaid, aga täna on maailm meie ümber nii palju muutunud, et see on lihtsam. Et need teemad, millega meie alguses pusisime nädal aega või kuu aega, need täna lähevad ühe seansiga.
eks, et selles mõttes alguses sa ei oska ka ja maailma üldine vibratsioon oli ka nagu väga palju madalam, et see on tohutu palju tõusnud praegu. Kümnetes kordades, ma ütleksin, on meie ümber läinud õhkkond kergemaks ja kui me vaatame, kui palju sellest nii-öelda esoteerikast või enesearengust räägitakse, kui palju on podcast'e, kui palju on raamatuid, kui palju on tervendajaid, igaüks peab leidma endale selle sobivaima, eks kõik ei sobi kõigile. Et igaüks peab leidma selle inimese, kes teda kõnetab ja kes on, ma ikka ütlen, et sa pead endale valima teejuhi selle järgi, kes on juba seal, kuhu sina tahad jõuda. Eks, et kui sul on mõni inimene, keda sa imetled või kelle sarnane sa tahaksid olla või kel sa tahaksid snitti võtta, siis võta nööbist kinni ja ütle, et kuule, davai, kas teeme koostööd või kuidas ma saan sulle varjuks tulla või kuidas ma saan sulle kliendiks tulla või et me hakkaks ennast nagu suruma sellest ebamugavusest läbi, et oi, et keegi on kuskil kõrgemal või kaugemal, ei ole keegi kõrgemal ega kaugemal, ega keegi pole tähtsam. Küsimus on selles, kellega sa haagid ja kellega sa ei haagi. Eks mõnede inimestega haagid, korra saad kokku, oled eluaeg hea sõber on ju, teistega punnitad ja punnitad, ikka midagi välja ei tule, on ju. Et oluline on see oma seltskond üles leida ja need inimesed, ehk et minu jaoks on oluline ka see, et võib-olla on see hea teema või hea koht, kus see teema sisse on turvavõrgustik. Et sul on olemas need inimesed, et ütleme, eks ju, et kui mul hakkavad kõrvad valutama, siis mul on oma kõrvaarst, kellele ma saan helistada, on ju. Kui mul on mingisugune teema, et ma tunnen, et ma olen kuskil kinni jäänud, siis mul on oma turvavõrk, kellele ma saan kirjutada, et kuule, et mul on selline teema, eks. Et see on nagu hästi oluline ja sellepärast ma olen ka mingites kogukondades, et seal on see koht, kus ma saan kirjutada, küsida, eks ju, et ma ei oska, eks, et või eks praktiline, et ma ei oska arvutis teha seda asja, et kus on see koht, kus ma saan küsida, on ju, et kuulge, et kes oskavad neid asju teha, on ju, nende käest saad küsida. Et kui kõik on ühest tasemel, see vana lause, mida ma väga-väga ammu kuulsin, et kui sa oled ruumis kõige targem inimene, siis sa oled vales ruumis. Sul ei ole sealt ruumist nagu mitte midagi õppida. See puudutab sõpruskonda, see puudutab töökollektiivi, see puudutab kõiki asju, eks. Ma olen täitsa nõus, tegelikult sellest ju räägitakse päris palju juba selles samas kasvu kontekstis, et võib-olla sina kuulaja võid ka natukene mõtiskleda selle üle, et kes on need inimesed, kes tegelikult täna sind ümbritsevad, kellega sa tegelikult oma igapäevaseid vestluseid teed, olgu need siis virtuaalsed või silmast silma, kes on need inimesed, kellega sa vahet ei ole, kas ta siis on tööl või kodus või kus iganes nii-öelda kontekstis, kogukonnas, trennis, kus iganes sa käid, kes on need inimesed ja kas nende tegelikult see info või need nii-öelda vestlused, mida te omavahel vahetate, et kuidas sa pärast neid vestluseid ennast tunned? Kas sa tunned, et sai kirutud, küll me panime kõik paika, me panime täna kõik paika, siis tegelikult sa oled andnud tohutu koguse oma energiat nendele teistele inimestele, kes ainult sellest toituvadki, et saada seda sinu energiat kätte. Tema oskab seda kasutada, aga sina ei oska. Sa muidu annad ja annad ja annad, eks. Selle asemel, et tegeleda sellega, et kuidas me saame koos luua väärtust teistele, sest ega see podcast sündis ju ka sellest, et olgem ausad, see oli sinu mõte. Kaia jupp aega käis selle mõttega ringi ja siis üks päev maandub, et kuule, tule teeme koos, on ju. Ma ütlesin, mul on ka käinud kunagi mõte, et peaks oma kas blogi või podcasti tegema, aga minus ei ole seda järjekindlust, et ma viitsiksin seda niimoodi nagu pikalt teha, mul käivad kõik asjad ooti, eks. Nüüd me panime järjekindluse ja hoogsuse kokku. Ma loodan, et tuleb midagi väga hoogsalt ja pikaajalist, mis sulle väärtust loob, eks ju. Just. Ja tegelikult nende plaanidega ongi nii, et nii nagu Pille ütles, et mul oli podcasti selline ilu ja terviseteemade podcasti mõte väga-väga kaua, ootas oma aega, mul oli igasuguseid teemasid juba välja mõeldud, millest võiks rääkida, millest peaks rääkima, mida ma tunnen, et nii paljud võiksid rohkem ja varem kuulda mingisuguse sellise kergema loogikaga, mitte see, et ta peab kogu infosse ise üksinda sukelduma.
aga miski hoidis mind nagu kogu aeg tagasi. Nagu kogu aeg oli mõte, et ma võiks, peaks, ma tahaks, seda oleks vaja, aga koos kellegiga see millegi loomine, millegi tegemine on tegelikult, ühelt poolt võiks ju võtta, et see on ju nagu jagatud vastutus, Mhm. on ju, et ma ei pea seda koormat üksi kandma. Ja minu üks suurimaid selliseid ettevõtjana võib-olla tahaks nagu öelda natuke taakast on ikkagi see, et mul on hästi palju häid mõtteid ja mul on hästi palju energiat ja mul on väga palju julgust. Mhm. Ja vaata, kui me paneme nagu selle kombinatsiooni kõik kokku, ettevõtlikkuse, mõtted, julgused, vabadused teha, mida ma tahan, on ju, millest ma eelmine kord ka rääkisin, siis tegelikult tuleb sellest kokku hoopis hunnik kohustusi. Jaa, ja see ongi see, et kui sul on liiga palju mõtteid, siis sa ei suuda nagu võib-olla leida seda ühte asja ja sul ongi liiga palju asju nagu korraga laua peal, aga see on, võib-olla sa oled tähele pannud, et kui sul on arvutil, desktopil seal üleval hästi palju asju lahti, siis sul arvuti läheb aeglasemaks. Mhm. Aga inimestena meil on täpselt samamoodi, et kui meil on väga palju avatud faile, ehk et noh, siin on nagu liiga palju asju, mida me peame meeles pidama. Jällegi to do list'id, jah. Mina hakkasin tegema not to do list'e. Mhm. Ma ei tea, kas sa oled teinud selliseid asju, mille tegemise mina ära lõpetan. Ma tegin, jumala pikk list oli, mida ma enam ei tee. No ma ei saa öelda, et ma nüüd kõik asjad olen ära teinud, aga väga paljud asjad kukkusid kohe ära ainuüksi sellest, et ma mõtestasin selle teema endale lahti. Ja ühel hetkel ma käisin jällegi ühel väga toredal webinaril, kus räägiti sellest, et aga kirjuta välja kõik, mis sul siin peas jookseb. Kirjuta kõik asjad välja. Kõik oled sa teinud seda harjutust? No näed, saad praktilise harjutuse. Sulle ka praktiline harjutus. Istu laua taha maha ja kirjuta välja kõik asjad, mis sul on peas. Et lastele on vaja, ma ei tea, balletisussid ära õmmelda, siis mul on vaja koerale süüa osta, siis mul on vaja minna loomaarsti juurde, osta ussirohtu, siis mul on vaja, ma ei tea, mul on seal järgmise nädala koolitused on vaja ette valmistada, siis mul on vaja koristada, siis mul on vaja, ma ei tea, õmble juurde mingid asjad viia ja siis mul on veel ja siis seal töötsüklite juures on sul veel vähemalt 18 asja, mis sul on poolikud, on ju, mis on kõik vaja ära lõpetada, sul on vaja mingid kirjatunnelit teha, kirjutad kõik need asjad välja ja siis vaatad seda asja. Eriti hea on see, et seal võib olla isegi see, et sul on vaja kelder ära koristada. Ja siis vaatad seda nimekirja ja mõtled, et no, et kus ma siis nüüd neid tegema hakkan, aga mina soovitan sul vaadata seda asja selliselt, et mis on need asjad, mis tegelikult ei ole üldse olulised. Sest me kanname siin peas kaasas väga palju selliseid asju, mis meile tundub, et on hullult olulised, aga tegelikult ei ole olulised. Nii, ja siis sa vaatad, et kas see on see asi, mida mina pean tegema, siis selgub, et ei ole see asi, eks ju. Siis sa mõtisked nagu edasi, et kas seda üldse on vaja teha, et kas on keegi, kellele ma saan seda delegeerida, eks ju. Noh, suht isekas mõte, aga töötab tegelikult päris hästi, sest keegi teine võib-olla oskab seda asja palju kiiremini teha, kui mina oskan, on ju. Ja siis sa vaatad, et okei, see on oluline, aga see ei ole praegu oluline. Ehk et ma võtan selle asja ja panen sinna selle kindla kuupäeva taha, milleks ma pean ta ära tegema, ma kirjutan ta kalendrisse, et selleks ajaks peab tehtud olema ja ma panen selle asja siis 3, 4, 5 päeva enne kalendrisse, et see on nüüd vaja sinna nädala peale, et selle nädalal on vaja see ära teha. Ja siis ma saan need failid kinni, kuhu ma olen kuupäeva taha pannud ja mis ma olen maha kustutanud, et ma neid enam ei taha, et ta on mulle oluline, aga ta ei ole mulle praegu oluline. Ja võib-olla, et kui ta mul ükskord meelde tuleb, siis ta pole mulle enam üldse oluline. Mhm. Aga meil on mingi nimekiri ja siis me kogu aeg tahame seda nimekirja nagu teha. Ja see on see, mis hoiab meie alateadvuse kogu aeg ärevana. See tekitab sulle selle tunde, et sul pole aega. See tekitab selle, et sa hakkad kiirustama, sul tuleb ajaline surve peale, eks, ärevus tuleb ja sinu töö produktiivsus oluliselt ju väheneb, eks ju. See oli see asi, mis mind nagu väga aitas edasi, et mul oli tohutult palju asju, isser-sosser, noh. Mhm. Mõtle, kui sa manageerid oma perekonda, eks. Kes on vaja kuhu trenni viia, kellel on mis asjad, noh, jumala eest. Ja samal ajal üritad ise nagu ettevõtja ka veel olla Jah, või noh, nagu jah. mingit oma sellist No nagu ma räägin, need on kirja taga ajada. ikka supernaised, sest vaata, noh, hää küll, täna on ikkagi isad teistsugused, Mhm. aga kui meil lapsed väiksed olid, siis no ma ei tea, mees käis tööl ja mina tegin kõiki muid asju, eks.
Mhm. Aga vahel tundus, et neid kõiki muid asju oli lihtsalt liiga palju ja sealt see minu kinnijooksmine peale hakkas, et ma arvasin, et ma pean kõikide asjadega tegelema. Tegelikult ei pea. Mhm. Aga see, et emad ja vanaemad on kõiki neid asju teinud, emad ja vanaemad tegidki ainult neid koduseid asju, nad ei teinud oma pisnikseid seal kõrval, on ju, nad ei Mhm. tahtnud ennast arendada, nad ei lugenud sellises koguses võib-olla raamatuid või ei tahtnud neid lugeda või no mis Mhm. iganes, eks, et aga me seda mustrit, et me peame kogu aeg asju tegema, see on nagu see, mis nagu hullutab. Kui sa võtad selle peapi ära sealt Mhm. ja otsustad, et ma valin täna need 3 asja ära teha, siis kui sa oled need 3 asja ära teinud, väiksed asjad, siis sa võid juba kiita ennast. Mhm. Aga muidu sa materdad kogu aeg, et näed, see jäi tegemata, see jäi tegemata, see jäi tegemata. Tõstad need edasi järgmisse Mhm. päeva ja sul on järgmise päeva asjade peal veel 3 lisaasja, mida sa täna pole tahtnud teha. Suht suur tõenäosus, et sa ei taha neid homme ka teha, on ju. Mhm. Mina olen läbi aastate väga palju kasutanud sellist 3 tegevuse fookust päevas, kus ma tegelikult, kui ma hommikul ärkan, siis voodis veel pikutades, nii-öelda mitte rabelades siis nii-öelda üles joostes, ma tegelikult mõtlen, et mis on need 3 kõige olulisemat asja, mis ma nagu võiksin ära teha. Ja kui ja ma olen enda jaoks nagu tähele pannud, et need asjad üldiselt ma teen alati ära ka, sest kui nad juba saavad nii-öelda nagu ilusti ära päeva jaoks nagu mõeldud, et tegelikult see on sageli palju rohkem kui ühe keskmise inimese see, mida ta tegelikult nagu selle virvarri sees, mida ta justkui iga päev teeb, tegelikult nagu kuidagi nagu kuhugi jõudmise jaoks jäävad asjad nagu tegemata, nagu mingisugused sellised päris fookusega asjad. Mhm. Ja kõige hullem on minu meelest see, et tegelikult kipub see rõõm sealt nendest tegevustest nagu ära kaduma. Ehk mis viib mind natuke järgmise teema juurde või küsimuse juurde, Pille, et mis sulle täna kõige rohkem rõõmu teeb? Ma vastan sellele kohe, aga ma Mhm. natukene arendaksin edasi seda sinu teooriat. See on väga hea, et sul on selline harjumus igal Mhm. hommikul mõelda need 3 asja, mida sa teed. Mhm. Aga kui sa nüüd keeraksid selle natuke teisipidi Mhm. ja mõtleksid selle üle, et sa hommikul näed, et need on juba tehtud. Mhm. Et need 3 asja on mul juba tehtud lõunaks. Mhm. Kuidas sa ennast siis tunneksid? Kui sa ei tule enne voodist välja, kui sa tead, et need on juba tehtud lõunaks. No edutunne oleks või selle rõõmu Mhm. selline tunne oleks juba oluliselt ju oleks ju põhimõtteliselt juba nagu käes, et ja kergendustunne. Selles Ja, mõttes, et sa muidu nagu justkui alustad ju noh, et ma nüüd pean minema tegema ja, 3 asja, ja, on ju, vaid tuleb nagu see kerguse tunne, et okei, et aga tehtud. ja. Aga kui sa hommikul mõtled selle peale, et lõunaks on mul need ja need ja need asjad tehtud ja peale seda on mul vaba aeg, siis ma saan teha seda, 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 on ju, et siis ma vaatan, mis ma tahan, siis sa lähed seda 3 asja tegema hoopis teise tundega, sest sa tead, et need on juba tehtud Mhm. ja sa tead ka, mis kvaliteediga nad tehtud on, sellepärast et sa paned selle ka sinna mõtlemisse. Ja seda tegelikult nimetatakse ju visualiseerimiseks, eks ju, kuhu pannakse nagu hullult palju manti juurde, mida sa kõik pead tegema ja kuidas sa pead kõiki mingeid lauseid ütlema ja manifesteerima. Ei, sa võid seda teha voodist äkki jälle enne, kui sa hommikul üles tuled, on ju. Mhm. Ja sa kujutadki ette seda päeva sellisena, nagu sina tahad. Mhm. Ja kui sul on mingisugune eriti närviline kohtumine või koosolek, siis sa kujutad ette, et see läks niimoodi seal ei tekkinud mingit probleemi, see läks nii sõbralikult, nii rahulikult, kõik asjad leidsime üksmeele ja see on täitsa uskumatu, kui lihtsalt see koosolek läheb. Nii et see on harjutamise värk, vaata. Mhm. Nii et homme hommikul, kui sa hakkad oma 3 asja valima, siis proovi ja siis anna mulle järgmine kord tagasisidet, on ju. Et kuidas see hästi lihtne mõttemeele muutus Mhm. andis sulle tegelikult teistsuguse tulemuse, on ju. Ja armas kuulaja, võta sina ka see nipp endale praegu kaasa, et Pille lisas siia nagu sellise justkui nagu sellisele saavutamisele või tegemisele nii-öelda Rõõmu aspekti rõõmu juurde. või kerguse aspekti juurde nagu niiviisi, ehk siis natukene sellist emotsionaalset sidet rohkem sellega, mida sa teed ja miks sa seda teed. Et mis toob mind selle rõõmu juurde. No jaa, vaata, see ongi see, et kui sa tunned rõõmu sellest, mis sa teed, siis ju tegelikult ongi rõõm. Ja see rõõm tuleneb jällegi sisemise lapse teemast. No, ma arvan, et kõigil on juba kopp ees sellest sisemisest lapsest, Mm. on ju. Ma saan sellest täiesti aru, aga paraku inimesi väga palju
viin paremasse kohta läbi sisemise lapse tervendamise, on ju, aga neid sisemisi lapsi on meil hästi palju. Ja kui sinult on ära võetud see lapselik uudishimu ja see lapselik rõõm, siis sul täiskasvanuna on ainult kohustused. Ja see on, minu jaoks on see nagu selline teadlik oskus lubada sellel sisemisel lapsel mingitel hetkedel olla kaasas. Näiteks, ma toon hästi lihtsa näite. Ma käisin üks päev kõndimas ja mis ma siis tegin, oli see, et ma ajasin neid jäätükke, toksisin kogu aeg ja vaatasin, missuke peab kauem vastu ja milline läheb kiiremini katki, on ju, ja kui kaugele nad veerevad. Ja see oli nagu nii naljakas, eks ju, et ja siis käid ja siis vahepeal keksid ja vahepeal hüppad lumehange, ma ei tea, miks ma sinna hüppasin, aga lihtsalt oli tore, on ju. Ja vahel sa lähed siis sumpama sinna lume sisse ehk et sa nagu teadlikult valid teha nii-öelda nagu rumalusi. Ehk et sa käitud oma vanusele mitte vastavalt, sest vanus on ainult number, on ju. Ja kui sa tunned sellel hetkel seda, et vot ma tahaks seda teha, aga siis ma ei saa, no nii ei ole viisakas, mul on kõrged kontsad ja no so what, jooksed kõrgetel kontsadel või võtad kontsad ära, mis vahet seal on. Et noh, või et kui on ikka vaja lastega põrandal legosid kokku panna, siis sa oledki põrandal kõhuli, mitte mõtled, et issand, et ma olen nüüd 60, et kuidas ma siit põrandalt üles saan. No pole selliseid küsimusi. Ja seda sisemist last ma ikka hästi palju kasutan siis, kui ma lastelastega mängin. Et siis ma ikkagi toon selle sisemise lapse välja ja siis ma lasen sellel sisemisel lapsel mängida, sest minu ajal ei olnud selliseid mänguasju, vaata. Eks, et see on ka jällegi selline, et sul on teadlikkus teises kohas. Sa teadlikult valid ja ma lihtsalt mõtlen nagu seda, et mõtle, et mina olen teadlikuks saanud ikkagi, ütleme, et 50+, no sinnamaani oli ikkagi nagu selline väga selline kompamine, et no mul on olnud see teadmine, aga ma olen hullult endaga nagu maadelnud, eks. Et noh, mul on siis, ma niimoodi planeerin, et ütleme, et 30 aastat veel sellist trilla-trulla elu, on ju. Aga kui see teadlikkus tuleb sulle näiteks 30-selt, kui sa teadlikult saad aru, et ma saan ise otsustada igal hommikul, kas ma olen täna kurb või kuri või väsinud, eks, mõtle, siis on sul 60 aastat ja missugune kvaliteet sellel on. Mul oli üks klient, meesterahvas, suure firma omanik, tippjuht ja et temal ei ole seda rõõmu, täpselt sellest rõõmust rääkisime ja siis noh, siis ma rääkisin talle sellest unistuste nimekirjast, sest ta ütleb, et saad aru, et need asjad on mul kõik tehtud. See, millest sa räägid, see on mul kõik tehtud, sest see on eduõpetajate jutt, on ju, et tee endale need. Ja siis ma küsisin, et aga et kui sa sealt ühe asja maha tõmbasid, et sa kirjutasid ju 2 juurde. Siis ta vaatab mulle otsa, ütleb, et ei kirjutanud, et mul oli eesmärk see nimekiri ära teha. Ja ma küsisin, et sul on nüüd nimekiri tehtud või? Ta ütles, et jah, ma ütlesin, siis sa pead ära, siis sure ära. See on kõik tehtud, sure ära. Ta vaatas mulle suurte silmadega otsa. See polnud ka nagu päris see, jah? Jah, aga no kui sa ei hakka mõtlema enne, kui sulle peab ikka silmade vahele lajatama, sure ära siis, kui sul on kõik asjad tehtud, siin maailmas enam siin imetabasel planeedil mitte midagi ei ole, mis sind nagu erutab. Eks, sul on raha, eks ju, sul on olemas kõik, sa võid kõike teha, aga sul ei ole seda sisemist rõõmu. Noh, nüüd ma siis kuulen juba kus ta on käinud mingit Brasiilia vihmametsades, ma ei tea, mida tegemas ja noh, leidis veel mõne unistuse, mis on tegemata, eks. See ongi see sisemine rõõm, et kui sul see sisemine rõõm ära kaob, siis ära imesta, et sa oled depressioonis, et sa oled ärevuses, et sul on kõik need asjad, 100 asja, et sa igalt poolt valutad, sellepärast et huvitav ei ole enam, kõik on tehtud. Noh, ma ei tea. Armas kuulaja, kirjuta meile, jaga mulle ja Pillele ka, mis on sinu rõõm igas päevas või tänases päevas või homses päevas, kuhu sina selle nii-öelda, kus sina oma selle kelmikuse üles leiad enda seest, et silm natukene rohkem särama läheb ja võib-olla natuke mitte eakohaselt käitumise hetke nagu oma päevas üles leiad. Neid peab olema iga päev.
Ja kui sind see kõik kõnetab, siis ole hea, jaga kindlasti seda saadet oma lähedastega ka, et nemad ka tuleks kuulama ja oma küsimusi meiega jagaks, sest juba õige pea tuleb sinuni meie järgmine saade. Ja millest me siis räägime? Teemaks tuleb tegelikult see, et kas sa oled endale oluline. Ja kui sa mõtled praegu, ma paneks 10 palli süsteemis, nii et ma olen superoluline ja üks on see, et ma ei ole mitte üldse oluline, siis mis see sinu number on? Mis numbril sa oled 1-10? Kas Kui sa oled oluline endale oluline? iseendale, mitte kellelegi teisele, Endale, jah. iseendale. Ja siis sul on toredam järgmist saadet kuulata. Mhm. Armas Pille, aga anna täna veel palun kuulajale kaasa üks mõte, üks mõte, midagi, mis võiks talle nüüd peale selle saate kuulamist kaasa nii-öelda minna. Et kui ta on siis oma unistuste nimekirja ära teinud ja kui ta on oma not to do listi ära teinud ja Meil on täna siin neid pärle lennanud juba ja et kui ta on kõik need asjad ära teinud, on ju, mhm. ja pole oma seda sisemist last kuidagimoodi rõõmustanud, siis ma mõtlesin, et mis ma sulle täna kaasa annan ja ma annan sulle ühe sellise hästi lihtsa harjutuse, mis mind on hästi palju aidanud. On see, et kuidas ennast hästi kiiresti tasakaalustada, kui sul närvisüsteem ütleb üles. Ja loomulikult on see hingamine. Ma ei ole mitte mingisugune hingamisspetsialist ja ma ei ole seda hingamist niimoodi teadlikult kuskil nagu õppinud, aga praktiline elu sunnib mind neid asju katsetama ja ma vaatan, eks ju, et kui ma inimesed viin hüpnoosi või noh, siis see ei ole päris hüpnoos, mis ma teen, aga ma viin nad ajas tagasi, siis hästi, väga-väga hästi töötab selline hingamine, kus sa hingad sisse ja siis sa hingad poole aeglasemalt välja. Et sa hingad sisse kiiresti. Ja sa hingad sa nagu vajud selle hingamisega nagu julgelt niimoodi. Et sa nagu ohkad välja. Mhm. Ja see on täitsa uskumatu, kui kiiresti see rahustab maha sinu närvisüsteemi. Ja kui sa tunned, et sa tahad kellegile pasunasse panna verbaalselt või noh, lapsed käivad närvidele või midagi, võta endale see hetk, hinga kas või 5 korda. Ja vaata, kuidas sul rütm kohe muutub. Ja sul kaob ära see tahtmine halvasti öelda, tormata ja kui mul läheb väga kiireks, mida mul juhtub viimasel ajal väga harva, siis ma ka võtan aja, ma hingan selle kiiruse endast välja ja mul on jälle aega. Ma jõuan igale poole õigeks ajaks. Mul korraks tuleb see, et issand, mis kell on. Ja siis mul tuleb meelde, et no kell, no vahet ei ole, mis ta on, ma jõuan õigeks ajaks, ma hingan paar korda ja ma jõuan enam-vähem õigeks ajaks. Pigem natuke varem kui hiljem. Aitäh, Pille! Sinuga, armas kuulaja, kohtume juba õige pea Järgmisel korral. meie 3. episoodis ja räägime siis sellest, kas sa oled endale oluline, nii et võta see mõte nüüd endaga nagu seemnekene kaasa ja järgmine kord vaatame, mis siit välja tuleb. Just. Ja vaata siis igapäevaselt praktikas, kas sa oled endale oluline, Mhm. eks. Ja siis järgmine kord me jätkame.